Põllupäevik. Tere head kuulajad, oleme salvestamas järgmist Viljarüsti episoodi, et eelmise saate me tegime siin circa 2 nädalat tagasi, et maailm on siin vahepeal väga palju muutunud, et täna saates siis käsitleme ka, mis siin vahepeal on toimunud, räägime maailma uudistest ja oleme saanud endale täna jälle ühe hea külalise Mällikvere põllumajandusühistust, Kaimar Kaljuste. Minu temaga olnud au teha koostööd juba tükk aega aastaid. Alati ei ole olnud kõige lihtsam kauplemise partner, et kõik sendid ja eurod, mis on vaja olnud ära saagida, temaga tulnud alati ära saagida, nii et ma olen selline hea saate külaline meil täna siin on. Tere Kaimar! Tere! Ja muidugi meie oma Viljari tootjuht Timo Silve. Tere Timo! Tere! Ja mina siis saatejuht Martin Maante. Igaks juhuks mainin ära ka kuupäev jällegi 7. märts, et oluline faktor. Salvestame täna jälle siis lõunale eelneval ajal, et turud pole veel avanenud, aga siin Chicago börs juba annab esimesi indikatsioone natukene alanevatest hinnadest, aga hinna poolest saate teisest poolest natukene ka räägime. Ja, et üritame saate kindlasti täna õhtupoole välja saada, et siis kellel homme naistepäeva tegevustest küllalt saab, siis saab rahulikult saadet kuulata. Ja natukene mõelda selle üle, mis see Villamaailm tegema hakkab. Aga Kaimar võib-olla alguseks natukene Mällikverest ettevõtlusku sellisest, et mitut hektarit harite, kuidas te oma külvi struktuure vaatate, kuidas on tallivilja osakaal, millised kultuure põhiliselt viljelete? Põltsamaal ja selle ümber me toimetame. Eesti ühed viljakamad maad. Nii nad räägivad, jah. Ja on võimalik sealt saada küll, kui hästi värmdada ja kui ilmaga ka klapib. Element viljakasvatuses on natuke päris palju tegelikult, et need kõik asjad peavad saama ilusasti omavahel klappima, et sügisel head saaki lõigata. Aga teravilja kasvatajad me oleme, loomi meil ei ole ja täna siin siis ajandame seal äkki 1600 hektari juures. Viimasel ajal natuke on juurde tulnud. Mõned lõpetavad lähikonnas. Ja põhilised on meil, põhiline toode ikkagi on talinisu. Taliotra kasvatame. Siis oleme veel talirapsi ka majandavad. Meie õnneks. Ja ikkagi need legendaarsed liblikõielised seal, meil on uba on see kultuur, mida me oleme nüüd mitmeid aastaid teinud, et meie Ernest ei ole kasvatanud olude sunnil, möödunud aasta oli vaja talvepahjusid üle külvata, et lihtsalt ei jätkunud enam oma seemet. Aga Ernest just sellepärast, et koristuskonveieris ei sobi meile hästi. Pigem jookseks talinisuga üht aknasse. Ta on seal nii vahepeal ja ta võtab aega ja ta võtab kuivatis nii hoo maha, et see kaotab päris olulised päevad nisule näiteks, et kui võib-olla pärast tuleb ka kvaliteetidest näiteks juttu, et meile nagu ei sobinud see, et hetkel on uba ja siis on seal ristikut ja natuke lutserina siin vahekultuur ja teisigi vahekultuure, täna ka oleme päris palju tegelikult vahekultuure ka pannud. Aga kui sa nüüd need talipinnad kokku liidad, see taliisu, taliodre, talirapsed protsentuaalselt, mis see siis kogu sinu külvipinnast kokku teeb? Kui ma võtan teravilja pindalast, mis siis ütleme sealt näiteks ristikud ja need maha, siis ikkagi selline nisu ja oder, 6-70% ikkagi peaks ta olema, sest et näiteks mitmeid aastaid me enam nüüd see aasta ei pane enam suviotra, saime külviplaani sellised, et suvi oder ja suvi nisu on nüüd see juba mitu aastat ära, et need kultuurid ei taha meil enam hästi anda samgi. Et siis kultuuride kasumlikkus sa siis eelarvestad ja mõtled läbi kogu aeg ja vastad sellele pigem külvipid üritad ka nii palju kui võimalik settida? Ikka väga arvestame, agronoom on ka, kes tegelikult need külviplaanid lõpuks paika paneb, aga temaga hästi palju me arutame Excelis, et kiiresti ja kohe ei saa ühe aastaga kõike muuta, aga ikkagi üritame neps ikkagi miinust toovad, need ei ole mõtet ju kasvatada. Igati arusaadav, et kuidas sa täna ütlesid korraks, võib-olla ka põikaks selline, et see nagu suurde pilt, et täna taimekasvatus ka sellist kommenteerid, et kas on kasumlik tegevus viimase 1, 2, 3 aasta baasil ja kuidas sa vaatad ka võib-olla 25 tulevat? Jah, eks see on hea küsimus.
selles mõistes, et võib-olla eelmise aasta sellise lõpu pealt oleks ju juba hea, kui vaatad, et 2 aastat on halba aastat, et okei, paneme korraks uksed kinni aastaks, et lähme nagu püüame siis seda paremat aastat, noh kas või lihtsalt kliima mõistes, vihma või talvekahju. Et kahjuks, noh, seda ei ole võimalik niimoodi teha, et kui sul on 2 halba aastat, pead sinna peale maksma näiteks, siis tuleb hea aasta, siis on parem, et ega ta on järjepidev protsess, et rõõmus uudiseid tänagi hommikul televisioonist nägin, et piimamehed on ka lõpuks saanud piimale sellise hinna, mis tegelikult on juba selline õiglane ja tore, ongi ilus vaadata, et see piima hind kannatab täitsa toota. Seda on nagu hea vaadata, et no täna meie tasakaal nüüd sisendite ja siin vilja hinnaga tasakaalus on eks ta selline küsimärk on, et ega lõdva käega ei saa mitte midagi teha praegu, et noh, 2 kehva on suve ja natuke 1 kehv talv ka veel siin oli möödunud aastal, et eks need annavad oma jälje ja vastavalt sa pead ikkagi kogu aeg pead olema nagu natukene valvel. Ehk siis ütleme selline asjade ostmine, müümine on pidev siuke kalkuleeriva matemaatika, et kui palju sa seda, ütleme siis ka enda viljamüükides ja väetise ostudes siis nagu seda hetke jälgid ja sealt silma peal hoiad, et millal nii-öelda päästikut vajutada? Noh, eks viljamüügi puhul, kui me võtame viljamüügi puhul, siis on, mina lähtun nagu sellest, ütleme, viljade või hindade fikseerimise puhul lähtun nagu sellest, et eks ma prognoosin mingi saagi sügiseks, ma lõikama hakkan, ma järjest kogu aeg prognoosin, palju me külvasime alates sellest, sügisest tegelikult peale ja järjest nende samm-sammult lähen, et nüüd on kevad käes praegult hetkel, pilt ju tegelikult hea on ju ja ma prognoosin saagi, ja mul on ju teada, palju mul lattu mahub. See on hästi lihtne, et mul ei ole rohkem kuhugi midagi panna, et ma pean kogu aeg hoidma seda, et ma tahan sügisel panna laod täis, aga ma ei saa ju panna rohkem, kui laod vastu võtavad, et siis ma vastavalt kogu aeg niimoodi teda üritan müüa, loomulikult hindu ka jälgides. Aga kui sa vaatad, et seda prognoositavat saaki, et kui palju sul täna on sisendi pool lukus protsentuaalselt suurusjärk ja palju on siis nagu väljundi pool, et mis see ma küsin siis nagu see spekulatiivne osa on? Sisendite pool on mul sisuliselt, kui rääkida väetistest, siis väetised on sisuliselt ostetud, ehk on 10% puudu. Niisugune 100 tonni, aga see sõltub jälle siis, lähme järk-järgult, et ma ei saa kõik ära osta, sest tuleb võib-olla jälle mingi kui periood, mul pole vaja nii palju. Et möödunud aastagi jäi tegelikult pisut järgi seoses suvega. Et sisendid on väetise puhul on olemas ja kemikaalid on ka üht-teist talvel fikseeritud ja need hakkavad siis nüüd vastavalt tulema siis töökäikude järgi. Vastu olen, minul on niimoodi olnud, et ma panen sügisel lao täis ja ma tegelikult müün seda sisuliselt veel tänaseni. Ma lähen nagu pigem ma lähen nagu vana müügiga paralleelselt siis väetise ostuga ja loomulikult panen ka uut saaki, aga ühel hetkel siis vaatasin siin üks päev ka graafikuid ja üritasin siis leida siin paari viimase aasta selliseid kõrgemaid kohti, vaatasin, et aprill-mai mingi tendents on, et nagu seal võiks olla mingi parem hind, aga loomulikult ma olen juba tänaseks ka fikseerinud, ma arvan, selline 15% hetkel, 20%. Uut saaki. Pluss siis ma müün ka kogu aeg veel hetkel, on natukene laojääki, et nüüd saab laojääki pöötud paralleelselt, eks ma siin hakkan natuke jõulisemat ikkagi ja ma pean jõudma siis sinna momenti, et mul ikkagi sügisel ära mahub. Proovi mitte sügisel sundmüüki teha, sügisesed hinnad. Kui tuleb juba sundmüük, siis järelikult on saaki head.
see on juba väga ülejääv osa, et sa prognoosid näiteks taliodrade siin 7 tonni, aga saad 8, 8 ma suvel veel ei arvesta, eks ole enda selles. See on juba see kombaini number. Aga ma ütleks selle sügisese nii-öelda sundmüügi kohta võib-olla ka seda, et tegelikult ju sügisel, kui sa nii-öelda vilja ära tood, jah, mingist hetkest hakkab see ladustamine nii-öelda jooksma, aga kui sa tahad ikkagi hinda oodata ja võib-olla, ma ei tea, horisont 3 kuud, 4 kuud, et see hind nii-öelda tõuseb, siis tegelikult su kulu on ju ainult 3-4 eurot, et mis tuleb selle ladustamise vastu maksta, et see nagu võib-olla, et see nii-öelda lao mitte omamine tegelikult seda nii-öelda kohe seda nagu sundmüüki nagu tegelikult nagu ei tähenda, et tegelikult on võimalik ka nagu hoiustada ja see hoiustamise raha, jah, see on nagu lisaraha, mis tuleb nagu maksta, aga tegelikult kellel täna nüüd omal ladu ei ole, siis ega selle nii-öelda mõne euroga tonni kohta kuus, ega tegelikult selle rahaga vist aga ladu ta ei ehita ka. Jah, võib-olla natukene see siin nagu selles mõistes see sundmüük, siin sundmüügi puhul tuleb siis veel üks element on sügisesed siis ikkagi sisendimaksed. Ehk kellel on vaja, eks ole, ega mul ka kemikaalid jooksevad kõik sügisesse, pangamaks, kütus, ütleme see, et sealt mingil hetkel ka, et kui ei ole nagu Netflixid, koder on ju, mis ikkagi esimesena sisse tuleb ja ma üritan seda siis lattu mitte, et endale jätta, et ma viin ära, on pigem enda siis selle kohe rahaks, et jah, mänguruumi on alati loomulikult, et ega olen ka jätnud hinna, eks ole, lahti ja ootama. Ma tuleks korraks tagasi selle väetise ostu juurde, et seesama see sisendpeil on suhe, kas sa vaatad seda söödaniisuse suhtes ja kas on mingi kindel number, mida sa nii-öelda on see magus koht ja kas sa seda tagantjärgi ka analüüsid, et läheb seal mingi 2, 3, 4, 5, 6 kuud mööda ja mõtled, et kas see nüüd hea ost või kehv ost või tegelikult on see, et ma tegutsin sellel hetkel oma parima teadmise järgi ja jumal temaga tehtud. No ega jube hea oleks osta ju sisse, kui teie ütleksite näiteks ka tarnijatena, et sellel aastal on see hind selline. Vasta millal tahad. Et me ju tegelikult ei tea, et tagantjärgi on hästi hea analüüsida viimase ostu näiteks väetise puhul vist 31. detsember lõin suurema veel koguse lukku, täna jämedalt 100 euri olen võitnud selle hinna pealt. 100 eurot tonn? 100 eurot tonn. 2 kuud enne seda ostsin 20 eurot odavamalt tonni. Nii et tänases mõistes ka see teine ost oli väga okei, aga oleksin võinud esimese ostuga teha võib-olla suurema, aga teises mõistes jah, ma arvutan seda ikkagi, kui ma jälgin seda söödanisu suhetega, arvutad ikka kogu aeg Excelis seda oma hinda, et pead ju andma süügi. Jah, nii on. Taimele, et kui sa tahad ju saaki saada, et ega midagi teha pole, sa pead selle ostma ühel hetkel, et täna on ainukene küsimus nagu selles ostu jõus, et kas sa suudad ja jõuad osta ära detsembris, sest tavaliselt detsembri müügis on see ju 2 varianti, kas 30 päeva makse või sügis, aga intressid, kui ma ostan aprillis, näiteks siis võtan selle riski endale, siis mul on ju intressi vaja maksta seal võib-olla ainult lühema perioodi eest, et tegelikult mingil määral need numbrid ikkagi jälle on olemas. Aga kui on nagu ressurssi osta talvel ära, siis ma jällegi iga aasta või ütleme, kas või selle võrra võidan intresside arvelt tegelikult endale raha. Ma arvan siin seda, et siin meie käest nagu küsida seda sisendit, et millal siis nagu väetist osta või millal vilja hind nagu lukku panna, et me siin nagu aitaks otsustada, et nüüd on hea või mitte, et me hea meelega kindlasti kogu aeg seda infot, mis meil on, me jagame, aga siin ma arvan, et see väga suur oht on nagu konflikti minna, et ega kui meil endale mingi laev müüdud ja sinna vastu on veel mingit kaupa vaja, siis me kindlasti võib-olla tahame rohkem soovitada, et nüüd on aeg nagu mingisugune hind lukku panna, nii et ma arvan, et see nii-öelda kokkuostja nii-öelda funktsioon on vähe nagu teistsugune, et siin nagu soovitada põllumehele, et nüüd on õige hetk midagi nii-öelda teha. Jah, ma alati mingit nõu või infot saame nagu anda, aga et see otsustamise koht, siis ma arvan, me läheksime oma nii-öelda muude tegemistega nagu väga konflikti.
ja kui korraks tulla veel nagu tänasesse päeva, siis iseenesest ega see lämmastiku ja siis see söödamise suhe konkreetselt täna on siuke circa 2 ehk siis nagu viimase, ei teagi, 8-9 kuu kõige kehvem number, et kes täna ikkagi väetist peavad nagu ostma, siis neil on natuke ikkagi probleeme, et see matemaatika täna kindlasti kõige parem pole, aga samas jällegi energiakandjad on nüüd langed viimasel ajal, gaas siin tulnud circa, ma ei teagi, 25% juba varsti alla, et ja siin toornauta gaas tormuse tippudest 15% näiteks näis, aga sama on see, nagu sa isegi ütled, Kaimar, et kevad on juba peaaegu käes, nii et ega väetamiseks varsti läheb. No ja eile küsisin agronoomilt, et kuidas läheb, et kas külvik on juba väljas, siis läheb juba naljaviluks, aga tegelikult ütleme siin ikkagi selline võib-olla soovitus või mõte ikkagi, see on käinud ka varem läbi, et nii ostude kui müükide puhul, et see on nagu võib-olla loteriiga ka, et kas ostad ühe korra ja mõtled, et kohe võid ju, see olukord või see võimalus on väga väike. Aga kui sa nagu hajutad, siis on sul rohkem nagu neid võrdlemisvõimalusi, kas ma nüüd kui ma ostsin täna, ostan järgmine kuu, et kas ta nüüd on parem või halvem on ju, kui ta on halvem, siis on ju tegelikult kuidas siis tunne on, see vahetusmoment on ju, et aga kui sa iga kuu midagi näiteks, kas siis müüd näiteks või ala ostad on ju, siis keskmine ei tohiks tulla see, et sa võid nüüd võita selle tipu pealt, eks ole, mis ma müüsin, aga teisest küljest võib see olla hoopis ju alumine. Ja samas ega sul on ju ka talvel vaja midagi teha. Ja talvel on vaja ka midagi teha ja ennast kogu aeg ju pinges hoida ja kursis asjadega, et siis saad ikkagi kogu aeg oled mõttega kohal. Vaata, nagu sa Martin ütlesid, et täna on see nii-öelda suhe võib-olla mitte nii hea, et minu arvamus on siin endiselt nagu see, et kui seda asja nagu kogu aeg nagu jälgid, et ega teravilja tootmisettevõte on nagu iga teine tootmisettevõte mõnes mõttes, et kui sul ikkagi see sisend-väljund suhe on hea või väga hea, siis mõlemat otsa nii-öelda teha rohkem ja kui ta on kehvemapoolsem, siis võib-olla ei olegi mõtet nagu kummagi poolt nii-öelda teha. Vaadata aga nagu eraldi, et kui nagu vili või väetis on kõigi aegade põhjad või tipud, et siis nagu jälle mingisugune indikatsioon, et aga seda nii-öelda arvutamist kindlasti nagu põllumajandus väga palju rohkem juurde tulnud, kui teda varasemalt. Ja isest ega sina, Timo, ju ka milles Kanula Baltiku pealt ju ka kogu aeg ju teed seda nii-öelda matemaatikat ette, et tootmisettevõtte, et seda marginaali pidevalt nii-öelda lukus hoida ja see kindel raha lõpuks ära tuua. Jah, seda me teeme endal ka, et seda tootmist nii-öelda natuke teistmoodi kui teravilja tootmine, aga ikkagi tootmine meil on ja mingid põhimõtted on ikkagi samad. Lähemegi edasi, et kui me siin juba rapsist korraks rääksime, siis tegelikult tahaks meelde tuletada seda nii eelmises saates räägitud, et siis 2025 saaki rapsi, ütleme, sadama hinnast alla hindlus maksimaalselt on 10 eurot tonn, ehk siis see logistikakulu me ei arvesta enam kui 10 eurot tonn. Et lihtsalt tuletan meelde, meil tuli selle peale siin saatesse väga palju joonistusi ja kirjutamisi, et kas tõesti on nii, jah, tõesti on nii, et kõik, kes on seal ikkagi ütleme 110 kilomeetrid ja enam, siis Muuga või Kunda, vahet pole kummandi lähem see vastuvõtupunkt nii-öelda märgitud meil kodulehel, siis sealt me üle 10 euro seda veokulu maha arvesta ja kui teil on veel võimalus hoiustada rapsi enda ladudes, hoiustamise lisa, me oleme alati huvitatud, saad ilma käest küsida või müügiesindaja käest ja veel lisaks, kui on nagu siuke soov ka nagu ütleme raha saada selle kauba eest hiljem, et ei ole seda maksekiirust ka kohe vaja, ega ka seal on võimalik mõned eurod ära püüda, nii et siuke seal kuskil Lõuna-Eesti pool rapsi hind 100 mind kodus saada teatud tingimustel ei ole mitte mingi küsimus. Ütleks jah, et see on tekitanud päris palju elevust turu peale, et siuksed nii-öelda koefitsentide tariifide muutused, et täna me elame siukses maailmas, kus igasugused tariifid ja koefitsendid muutuvad hästi kiiresti ja pidevalt üle päeva ja need nii-öelda muudetakse ja lükatakse edasi, et aga meil on jah plaan seda 10 eurot ikkagi nii-öelda vähemalt selle hooaja lõpuni hoida, vaatame, kuidas sellega läheb, aga hetkel jah, tundub, et selle teema vastu nii-öelda huvi on päris suur. Ja kellel täpsemad küsimused, võtke meie müügimeestega ühendust, nad räägivad täpsemalt lahti, et mis ja kuidas. Kaibor, sind see kahjuks eriti aita, sina oled logistiliselt Eesti mõistes nii asukoha peal, et sul igale poole kas või Pärnusse minna üle 10 euro ei kulu kahjuks. No jah,
kütuse hind poiste otsas ära tõuseb, siis tõuseb ilmselt ka see 10 euro natuke. Et sa pead lootma kütuse hinna tõusu, et sellest 10 eurost kasu võtta, jah? Et selles mõistes on hea asukoht küll, jah. Ja maantee ääres, et kiiresti saab kohe liikuma. Ja siit võib-olla edasi mõne laia maailma, et kui me Timmoga tõesti siin 2 nädalat tagasi saadet salvestasime, siis Nisu Matif detsembri Futuur kauples seal 242 peal, 242,5 pole täpne. Eile sulgu siis 231, et Timmo, mis siis meil 2 nädala jooksul või 2 nädala ja 1 päeva jooksul siis täpsemalt on juhtunud, et me need tasemed on ikkagi täna tund allapoole? Alati esimene vastus on see, et müüjad on rohkem kui ostjad, et kui hinnad kukuvad ja kui üles lähevad, siis on nagu vastupidi, aga nii naljaks, et täna tegelikult meil esimene asi kohe vaatame eurodollari kurs, mis on muutunud. Päris palju. Ja sealt saame nagu suure osa sellest hinnamuutusest ja täna kogu see nii-öelda tariifimaailm ka kindlasti annab turgudele ikkagi väga palju sükest nii-öelda negatiivset signaali, et igasugusest kaubandussõjast ega sealt tegelikult neid võitjaid väga ei ole kunagi olnud, et ja tarbimisele mõjub ta ilmselgelt nii-öelda halvasti. Ja see tariifi häda on lõpuks see, et kuskil keegi peab selle kinni maksma, siis see tootja on see tarbija, tarbija 2 peale, aga eks saab võib oodata ka seda, et kui sellised tariifid kuskil kehtestatakse, eks see tähendab ka natukene jälle suurenevat inflatsiooni kindlasti, intressimäärade muutus võib olla hoopis jälle vastupidine sellele, mis meil täna on, nii et eks siin tasub turva või kinni panna ja hoida nagu silmad ikkagi lahti, et ja nende tariifid osas ka, et ega seda tänast seisu nüüd ongi nagu raske öelda, et USA siis lükkas edasi nii Kanada kui Mehhiko tariifid 2. aprilli peale, hiinlastel tariifid on samas peal, Hiina pani vastu tariifid jällegi USA-le, põllumajanduskaubale, aga Timo, mis see fundamentaalselt muudab kokkuvõttes? Ega kaupa tuleb ikka nii palju, kui ta tuleb ja sealt, kust ta tuleb ja tarvitakse ikka endiselt samamoodi sarnastes kohtades. Võib-olla lihtsalt need kaubateed muutuvad, kes kellega nii-öelda kaupa teeb, mingisugused tarneahelad lähevad natuke pikemaks. Ja see on sul Martin õigus, et kui nii-öelda sellised tariifid peale tulevad, siis see tuleb mõlemas otsas nii-öelda kinni maksta või terve selle ahela ja jooksul kuskil see asi makstakse nagu kinni, et kas siis nii-öelda lõpptarbija hakkab kallimat nii-öelda leiba saia ostma või siis põllumees nii-öelda saab vähem raha ja saia hind poes jääb nagu samaks, et pigem jaguneb ta kõigi jaoks nii-öelda laiali seal ära ja kannatavad nii-öelda kõik. Aga kui rääkida nüüd konkreetsest kultuurist isegi, täna võib-olla mitte nisusse nii isegi minna, aga Oder on viimasel ajal hinda läinud. Mis lugu sellega on, et Oder nagu vaes laps siin siuke viimased 1,5 aastat juba ja nüüd kuidagi nagu on hind hakanud tekkima? Hind on hakanud tekkima kõikidel söödaviljadele, sellepärast, et põhiline söödakultuur mais on päris kõrge hinnaga juba mõnda aega ja otsitakse järjest nii-öelda alternatiive, et see sööda pool kalkuleerib ennast nii-öelda tihti ringi ja nõudlus seal sööda järgi täna on, et kui sa Kaimar ennem mainisid, et piimameestel läheb hästi, siis ütleme niimoodi, et nemad on siis täna need, kes võiks nagu teraviljameest nii-öelda toetada, et maksta seal nagu head hinda nagu söödavilja eest, aga jah, söödavilja nõudlus on ja sööta läheb ja ka sööda poole pealt meilgi on uudised, et tundub põnev business olevat, teeme ka väikse söödatehas, et hetkel kuna ise sellega nii-öelda igapäevaselt seotud ei ole, et siin elevuse tõstmiseks, kas ta oli 2 või 8,000 tonni kuus, et täpselt ei mäleta, aga päris suur ähmus. Aga kuskil sinna kanti ta nagu jääb, et mingi seal üks nendest numbritest või midagi vahepealselt nagu õige on, et hakkame ka vaikselt nii-öelda sööta tootma, ja tuleme sellesse järjesse ka ja see söödaviljade puhul just see hindade muutus ja võimalus seal need erinevaid nii-öelda asju nii-öelda ringi mängida, et seal kindlasti neid võimalusi palju on ja üritame seal nii-öelda tulevikus siis nii-öelda mängus sees olla ja hakkama saada. Kaimar, äkki mõtled ringi oma suuedra külju veel? Või võtad lehmad, saame söötada. Lehmasid ilmselt ei võta, sest et lehmade jaoks oleks vaja juba täiesti nullist alustada investeeringutega, et seda ringi kindlasti ilmselt tegema ei hakka, aga suviotra võiks kasvatada, kui sealt ju saab saagi, mis hoiab hektari
plussis. Kõike võiks kasvatada. Lihtsalt kui sul hektar on peale kombainimist miinuses, no siis tuleb ju, see ei ole ju jätkusupid tegevus. See on igati loogiline, ega me ei vaidliksin vastu, et ega selle odra puhul üldiselt, ega see läbi on see tükk võib-olla miinimum 5,5-6 tonni isegi on hektari pealt, et seal nagu puhta poisina nagu välja tule, et eks see keeruline on. Aga Timo, väga oluline roll maailmas on ikkagi jätkuvalt ju nii-öelda hallatud rahal ehk siis fondidel, et mis fondid viimasel on teinud, et kui me viimane saade siin olime teadmisega, et fondid on nii-öelda panustanud ikkagi tõusule ehk siis võtnud pikki positsioone, ajaloost isegi päris kõrgetel tasemetel, siis kuidas see on nüüd muutunud siin viimase 2 nädala? Eks need raportid vist äkki täna õhtu jälle tulevad, aga fondid on ikkagi hakanud oma positsioone nii-öelda likvideerima, et see on nagu selge. Sest ega praeguses olukorras, ütleme ausalt, ega keegi ei tunne ennast nii-öelda mugavalt hoida mingisugust väga suurt positsiooni, et kindlasti on seda likvideeritud ja see on ka üks põhjus, miks need hinnad on natuke nii-öelda alla tulnud. Jah, et ütleme siin Chicago's, me vaata, kas oli üleeile tegelikult isegi päris teravad kukkumised, eks seal tekibki see nii-öelda stop-lossid, paanikamüügid veidi, et eks seal see kukkumine on ka mõneti ikkagi selles ka kinni olnud, et niimoodi park on. Ja üks asi tegelikult, mis nende fondide puhul on alati ka nagu olnud, on see, et kui on sellised nii-öelda segased ajad, siis üldiselt fondide raha nii-öelda on pigem liikunud sellest põllumajandussektorist natuke välja ja otsinud seda kuskil mujal, seda nii-öelda tootlust. Ja siia põllumajandusse tihti jõutakse siis, kui on nii-öelda mujal juba asjad paigas ja vaadatakse niisugust järgmist kohta, kus siis oma rahaga nagu tegeleda. Pigem sellist, me räägime siis tegelikult ikkagi trendi otsimisest. Mitte isegi nagu arusaamisest põllumajandusest või mis iganes tootest, vaid ikkagi trendi otsimisest. Ja, aga tegelikult ega igasugune ju kauplemine, tavalist nii-öelda kauplejat, teda tegelikult ei huvita, kas need hinnad lähevad ülesse või alla. Tema lihtsalt peab ära leidma selle nii-öelda trendi ja üritama seda tabada ja sellega kaasa minna ja vaadata, et iga päev panustades, et ega on need kõige nii-öelda targemad, kavalamad panustajad, ega nemad ju ka, siis ei ole nii, et nad panevad 10 tehingut pihta ja ühe mööda, et nad enam-vähem võrdselt panevad pihta, panevad mööda, aga lihtsalt need korrad, kui nad pihta panevad, need võidud on suuremad kui need kaotused, mis nad nii-öelda eksimuste korral saavad. Et see on see, kust neil nii-öelda raha tuleb. Ma korra küsiks veel, kui siin globaalselt liikusime korra, et liigus teisele poole ka, et ega ei saa ära unustada Hiina turgu, et kus Hiinal täna üldse läheb, et teadupärast on ta siin mõned aastad küllalt viletsas seisus olnud riiklikul majanduslikul tasemel, aga seisus ta täna on või kuidas ta läheb? Hiinas tuleb väga huvitavaid uudiseid. Näiteks, mis mõjutab kindlasti tulevikus teraviljaturgu. Hiinas eelmisel aastal näiteks abielude registreerimine kukkus veerandi võrra. Nüüd mõtleme, et kuidas see võiks siis nagu siin teravilja nagu asja mõjutada, siis Hiina uudised seal abielutakse vähem, seal on poliitika, et abieluväliselt lapsi olla ei või. Ebaseaduslik. Järelikult tuleb ka nii-öelda lapsi vähem. Neid, kes nii-öelda siis seda toitu tarbivad, tuleb järgst peale. Hiina on täna samasuguse nii-öelda demograafilise probleemiga nagu meie siin maadlemas. Ja Hiina tarbimine vaikselt nii-öelda aeglustab, et mida vanemad on inimesed, seda vähem nad nii-öelda kalorit tarbivad. Ja Hiina täna hommikune uudis oli, lükkab edasi või siis paneb pausile või tühistab üldse kuskil 600 000 tonni Austraalia nisu, mis oli juba kokku lepitud, mis sinna läheb, aga loodavad ise saada järjekordselt nii-öelda suurt saaki ja jätavad mingid asjad kuskilt ostmata. Hiinlased on muidugi hästi nagu tuntud igasuguste nii-öelda juba tehtud tehingute tühistamise poolest, et Hiina, jah, ütleks, ta kindlasti on hästi suur nii-öelda mõjutaja ja nüüd ostjana ja muidugi eks need USA tooted, mis sinna läinud on, sojavad, mais, sealiha asjad, et võib-olla siin on nüüd Lõuna-Ameerikal jälle suuremad nii-öelda võimalused sinna minna oma sojamaisiga
sealiha poole pealt võib-olla on Euroopal jälle mingisugune šanss sinna nii-öelda rohkem jalgu ukse vahele saada, kuni hiinlased ise toodavad ka järjest rohkem, sest ega kui nad siin mingi hetk selle katkuga pihta said, siis tehti igasugused sanitaarnõuded seal ikkagi väga palju ringi, et kui muidu oli igal majapidamisel oli see, mis oma toidulavalt üle jäi, läks 2 seale, mis sul nagu aiasse ringi jooksid, et siis see asi keelati ära Hiinas, et seda enam nagu ei ole, et Hiina on kindlasti nagu huvitav koht, aga ma arvan, et täna nagu rohkem hakkavad mõjutama need uudised, mis nüüd Hiina poliitiliselt hakkab nagu tegema ja see kaubandussõda, kuhu see jõuab. Eks Hiina vaates ka, ma eeldan, et sa mõtlesid ka natuke seda poolt, et elukondlik kinnisvara täna on hinnas langenud Hiinas siis circa 40%, et siuke majanduslangus on seal täna ikkagi nagu selgelt terendamas, aga teise külje pealt täna Hiina ikkagi istub, mul nüüd numbrid hakkab peast ütlema, aga järgmine nädal vaste raport 11. märts tuleb välja, saab igaüks ka sealt lugeda, istub väga suure maisi ja nisu koguse otsas, mis on ikkagi julgelt üle poole maailma varudest. Nii et meil on täna, ütleme, suurenev saak tootmise poole pealt, nagu Timo mainis, ütleme, laovarud suured, majandus langeb, siuke väga huvitav kombo on siin tekkimas kokku hetkel. Ja, eks see Hiina numbrid ja need laovarud, ma mäletan siin mõned aastad tagasi oli hästi huvitav case, kus kõik rääkisid Hiina suurtest maisi laovarudest, siis mingi hetk hiinlased ütlesid, kuulge, et meil on mingi hästi suur osa sellest on üldse pahaks läinud ja selle nii-öelda tõmbame maha, turgude reaktsioon 0 sellele, mitte midagi. Et täna nagu on üldse keeruline aru saada, et mille peale need turud nagu reageerivad, mille peale nagu mitte. Tundub, et ikkagi täna nagu sellised poliitilised säutsutest mõjutavad need turge pigem rohkem kui reaalne vilja kogus kuskil tuleb või... Ütleme, täna ongi nagu selline olukord, kui muidu hommiku tööle tulles esimese asjana loed need nii-öelda raporteid, mida me siin ka kuskilt ostame, siis täna see tuleb nii-öelda teise või kolmanda. Esimese asjana ikkagi CNN, NBC, BBC, Reuters ja nii edasi. Ja, et me Timoga enam ka siin saate eelselt natuke rääkisime, et vaata muidu on mai, juuni, juuli on siuke vilja hinna mõttes nagu ilmaturg, siis täna on siuke periood, kus on nagu poliitikaturg, et lihtsalt, et need mõjurid tulevad täna nagu mujalt ja mis ongi minust nagu nukker, et see fundamentaal justkui ei muutu. Viljatud hektar on sama, saavikus eeldatav on nagu ei muutu tänu sellele, et siuke lihtsalt puhtalt kaubandussõda. See teebki tegelikult ka ju minu kasvataja elu ju raskeks, et täna enam ei allu mingisugustele tavapärastele reeglitele, vaid ma pean mõtlema, mida suured mehel kuskil plaanivad, et kuhu suunas see midagi liigutab. Seda küll ja ma ütleks, et tegelikult kui me oleme sellisel hästi nii-öelda turbulentsel ajal, ütleme, elame huvitaval ajal, võib-olla liigi huvitaval ajal, et siis tegelikult see sama asi, et millega sa nagu iga päev siis nagu riskid, et sellele nii-öelda rohkem tähelepanu pöörata, et kui sul täna on nii-öelda sisend ostetud, väljund nii-öelda müümata, kui see oli, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi olukord versus nii-öelda täna, siis täna tegelikult me teame seda, et me riskime väga palju rohkem kui siis, sellepärast, et see turg võib muutuda väga kiirelt ühes või teises suunas ja täna, kui me vaatame, kus see turg nagu kauples, kus see turg oli, nisu hinnamäära ja väga tihti on näiteks Must meri, siis enne, kui sõda hakkas, oli siuke stabiilsus kuskil siukse $190, kus sa said 2,5 toidumisu sealt osta. Viimane aasta on see stabiilsus olnud siuksel tasemel $230, kus sa saad nagu kogu osta. See on nagu päris palju nii-öelda tõusnud, et kas ta sinna jääb, mis seal saab, ei tea, aga igasugused segased ajad, võib-olla täna põllumees seda ei tunneta nii väga. Aga tegelikult ta on ikkagi nii-öelda hindu tõstnud kõrgemale, kui nad nii-öelda varasemalt need olid. Et mida rohkem on segadus, seda kõrgemad on hinnad. Me ei räägi nendest hindadest, mis seal nagu väga tipus oli, et niisu 400, raps 1000, need olid ekstreemsed näited, aga kui me võrdleme tänased hindu ikkagi enne sõjaeelse ajaga, siis me oleme täna ikkagi endiselt suhteliselt kõrged hindad. Eks selle häda nagu selles, et kahjuks oleme täna enne sõjaeelseid palgakulusid, lähetisekulusid, intressikulusid, see on see pool, mis on nagu muutunud, et nii see parak on.
aga saate lõpuks Timo veel räägis korraks ka rapsist, et meile ikkagi väga oluline kultuur. 2 nädalat tagasi saates tegib salvestust 504 eurot tonn, Matif november 25, täna eile sulgus 485, et siuke -19 eurot tonn. On see selgitatav puhtalt kursimuutusega või mis tagamad sellel on? 3% 500 rapsi hinnaga ongi 15 eurot, et ei ole vaja nagu väga kõrget matemaatikat nagu teha, et see on kindlasti üks pool, kui sa vaatad toorõli, kõik asjad on nii-öelda alla tulnud rapsist, suur osa läheb nii-öelda biodiislisse, mis seda rapsi hinda mõjutab, et jah, täiesti nii-öelda loogiline, mis selle rapsi hinnaga on nagu juhtunud. Ja rapsi puhul on jälle seesama Kanada USA teema, et kui Kanadast ikkagi väga palju rapsist, mis eksporditakse, pool läheb, enamus õli läheb USA-sse, mis nad kohapeal ise teevad, siis kui see turg nii-öelda ära kukub, seal madin hakkab, kuhu see nii-öelda Kanada raps ikka tulla saab, et ta Euroopasse tuleb, aga hiinlastega oli neil juba enne, kui Donald Trump presidendiks sai, oli juba madin, nii et siis Euroopa on ka ainuke koht, kus neil oma rapsiga tulla on. Et see võib olla lõpuks see, et hiinlased ütlevad kanadalastele, et meil on nüüd ühine vaenlane, et saame jälle sõpradeks, et ega kõik on võimalik, ega seda välistada ei saa. Täpselt, ja nende nii-öelda Hiina-Kanada vaheliste tariifidega oli ikkagi see, et need anti pikalt ette teada. Ja mis siis toimuma hakati Kanadast kiiremas tempos kui tavaliselt välja vedama seda asja. Aga mis nagu USA-s toimub, seal toimub ikka üleöö kõik asjad ja kehtestatakse, lükatakse edasi ja muudetakse, et see on natuke teistsugune rollercoaster, kui siiamaani nagu olnud on. Aga rapsi koha pealt mis nüüd hakkab jälle natuke nii-öelda väiksemaks minema, on uue vanasaagi nii-öelda spreed, mida me ka endises saates rääkisime, et kellel vanasaagi rapsi on, siis seda mitte ära kaotada. Mingites kohtades kindlasti Euroopas on sellest rapsist natuke nii-öelda puudu. Täna ma arvan, et kõige suurem teadmatus on ikkagi see, et kui palju täna kaubast on nii-öelda põllumeeste käes. Et just rapsi puhul, nisu puhul isegi see, et kui põllumeestel täna on palju kaupa, siis kas või Prantsusmaa täna läheb uude saaki päris suure nii-öelda laovaruga. Nad ei ole suutnud oma nisu müüa ja seal on võib-olla vähem räägitud poliitilised nii-öelda nüansid, et nad seal oma nii-öelda põhiturgudega seal Põhja-Aafrikas seal natuke on raksu läinud ja nagistavad, nii et see on nagu nii-öelda nisupilt, aga rapsi juurde tagasi tulles jah, et siin täiesti hinna kukkumine on, seal omad loogikad on olemas. Ma korra küsiks võib-olla siin rapsi juures veel ka ühe küsimuse kiiresti. Kas sa oskad kommenteerida ka biodiisli tarbimise või kasutamise sellist suunda täna, et me vaatame, et Ameerika jälle taas siin hüppab välja igasugustest lepetest ja roheasjadest, et kas me seda ka täna näeme mingisuguse joonena, eks see ju on selle rapsi hinna mõjutaja või ütleme soja puhul vist ka kasutatakse tõdesaga. Jah, mineraalõlid, et ega see soja on rohkem nii-öelda proteiin, siis seal on õli ainult 22-23% sellest sojaas, aga väga õige küsimus, et täna kogu selle rohepöörde ja kõige selle juures, et olemegi nagu valikute juures, et kuhu me lõpuks seda siis nii-öelda raha paneme, et kuhu see nii-öelda turg natuke nii-öelda liikuma hakkas enne seda, kui USA-s nüüd sündmused juhtuma hakkasid, oli see, et hakatakse kasutusele võtma biokütused juba ka lennunduses. Et tekkis nagu järgmine koht, kus seda nii-öelda kasutada. Et ka lennukikütusesse sinna osaliselt sisse segada. Ehk nii-öelda tarbimise nii-öelda nõudlus, et eks õlihinnad siis olidki nagu ju väga kõrgel, et isegi kui meil olid siin nii-öelda rapsi hinnad ma ei tea, 500 peale, siis kook oli ikkagi seal 300 alguses, 300 esimeses pooles, et selle rapsi hinna vedaja ikkagi tollel hetkel oli rapsiõli. Täna, mis siit edasi saama hakkab, et kui see nii-öelda biodiisli nõuded seal vähendatakse, et antakse kõigile vabad käed, ta kindlasti võib seda poolt nii-öelda alla tõmmata ja teiselt poolt, kui seda soja on ikkagi päris palju ja sojas on just seda nii-öelda sotti tuleb rohkem, siis
see paneb ka koogihinna survele, et ega rapsi hinnale selles suhtes ei pruugi nagu väga hästi mõjuda, et ega päeva lõpuks me peamegi vaatama, et rapsi seemne hinnaks, aga mis sa selle nii-öelda kahe tootega saad nagu teha, et jah, toiduks minev osa on seal ka suhteliselt suur, aga enamus on ikkagi nii-öelda biodiisel, mis sest õlist on ja sööda sees on ka asendused olemas. Ma arvan, et võime sellega saata kokku tõmmata, et kui nüüd, kes iganes kuulas, head kuuleb, tõesti mul on, et teid on palju, kui keegi nüüd mõtles, et tahaks ka tule saatesse, andke ka märku, tulge kohale, räägime viljateemadel, ei taha tule saatesse, saatke küsimusi, mida me võiksin siin arutada, et saame Timoga kõik teemad kindlasti ilusti ära käsitletud ja ilusti vastused teile ka anda. Aitäh sulle, Kaimar, saates osalemast, suured tänud, oli sinuga väga huvitav. Ja aitäh, Timo. Tänud kuulamast ja minu poolt järgmise korrani. Aitäh. Põllupäevik.